Mõni riik sünnib sõjast, mõni lootusest, mõni juhusest. Tallinna Ülikooli kultuuriajaloo juhtivprofessor Marek Tamm, kas riik võib sündida ka sõnadest? 24. veebruaril 1918 ei olnud Eestil ei oma sõjaväge, oma kindlat piiri ega oma toimivat valitsust. Oli vaid üks tekst, iseseisvusmanifest, mille paar päeva varem oli kokku kirjutanud rühm Eesti haritlasi. See iseseisvuse manifest, pühendatud kõigile Eestimaa rahvastele, loeti esimest korda avalikult ette 23. veebruaril Pärnus. Tallinnas jagati seda linnaruumis trükituna 24. veebruaril. See oli sõnum Eestis jõudnud Saksa sõjavägedele, et nad ei valluta mitte üht Venemaa provintsi, vaid iseseisvat riiki. Ometi läks veel paar aastat, enne kui pärast vabadussõja võitu uut vabariiki tunnustati rahvusvaheliselt. Seega võib öelda, et Eesti Vabariik sündis paberil, sündis otse kui kõne teona. Nii et kui me tähistame vabariigi aastapäeva, siis võiksime mõelda sellelegi, kui suurt rolli mängivad ajaloos sõnad, ideed.